Tere! Kui meie siia tulime, siis lootsime, või meie visioon oli teha tegelikult midagi sellist, mis aitaks ka nendel inimestel, kes vihkavad shoppamist, nagu mina, seda veidigi mugavamaks teha. See idee oli liiga suur ja me mõtlesime, et meie eesmärk on teha üks pisike rakuke sellest beta-versiooni sellest. Ja võtsime kaks lihtsat asja. Ehk siis kõigepealt, esimene asi ma tahaksin saada veidi mugavamalt hallata oma pakkumisi, kõiki neid tooteid otsida, kus neid müüakse, leida neid. Ja teine asi, mis on üks suhteliselt pakiline probleem, millest tahaks vabaneda, on suurest hulgast kliendikaartidest. Et muuta sellega kliendi elu natukenegi mugavamaks. Ja teostasime see ära siis toodete otsimise, hetkel ta on ainult kampaaniapõhine. Üksikuid tooteid liiga palju sealt otsida väga ei saa. Aga mida me genereerisime, on siis see, et ma saan liituda ühe poe kliendikaardiga või ütleme siis astuda ühe poe kliendiks läbi selle virtuaalse keskkonna ja ma olen ühe kliendi numbriga igas poes. Tahaksime seda siduda tulevikus sellega, et tekitada sellest standardipõhise triipkoodi ja kui ma kassas lähen, lisaks tootele lähen piuksutan läbi oma kliendikaardi, siis olen ma ka tuvastatud seal. Hetkel kõige lihtsamas versioonis on meil võimalik sellega suhteliselt veel vähe raha teenida. Kõige paremal juhul me suudame siia natukene reklaami müüa, seda kampaaniat tasustada. Pigem oleme oma tulemustes mõelnud selle peale, et see on algne baas, millele annab ehitada palju mugavusrakendusi, eelkõige liidestada neid otse juba kaupmehe majandustarkvaradesse, ehk siis, et kaupmees saab otse juba meile kõiki neid pakkumisi saata, neid hindu määrata ja klient neid sealt kohe reaalselt sisuliselt nagu vaadata. Ja nende eest oleks võib-olla ehk juba rohkem valmis maksma. Aitäh! Kas ma sain õigesti aru, et praegu see teie rakendus võimaldab lihtsalt näha erinevate kampaaniate reklaamlehti, kust ma ikkagi pean ise nagu surfama ja kõik nad ükshaaval läbi käima või? Täna põhimõtteliselt on see, et me saame siia, pood paneb oma kampaania sisse koos teatud märksõnade asjadega. Hetkel on see kõige lihtsam, kõige rakuke. Ja sa saad otsida need tooted üles ja sa näed, mis kampaaniates parasjagu pakutakse, just see, mis sind huvitab. Täna on see kõige lihtsam versioon. Tulevikus oleks see selline, et jookseksid sisse otse juba tooted, otse ka kõik poed, kus need müügikohad on. Ja ma saan näiteks kaardirakenduse peal valida, et ma täna asun siin, ma tahan 5 kilomeetri raadiuses leida poest mingi konkreetse toote kohta või näiteks ostukorvi kohta, mis mind huvitab, kõige soodsama pakkumise. Ja see teine pool on just kliendikaardi haldus, mis sinu taskust siis kolib ära internetti, et sa saad siit ülevaate, kellega sa üldse liitunud oled, kelle pakkumisi, mida sa üldse tahad näha, nii et sa ei peaks nii palju otsima, vaid see info ise sinu valikute järgi jõuaks siia. Sa saad otsida, aga tegelikkuses on see mõte, et kui sa oled ühe korra ära valinud, kellega sa oled liitunud, mis kategooriaid sind huvitavad, siis sa saad nagu neid filtreid salvestada siia ja sa ei pea nii palju vaeva nägema. Selleks ongi see ID ja kui sa lähed, siin toimub andmevahetus siis meie süsteemi ja kaupmeeste vahel, nii et põhimõtteliselt kui sa lähed poodi, siis sa saad selle ID alusel öelda või selle järgi sind tuvastatakse, kaupmehel on siin oma vaade ja temal on ülevaade, kes on tema kliendid, missuguseid pakkumisi saab siit salvestada, nii et tulevikus need süsteemid Ei, selles mõttes sul ei pea olema ühtegi kaarti. Sa saad minna ja öelda oma koodi ja sellest piisab. Seda ID-d on võimalik siduda kas ID-kaardiga, panna seda ka põhimõtteliselt kas pangakaardiga või minu pärast tekitada sellest üks triipkood, mille sa võid klepsuga panna oma kas võtmehoidja peale, selle peale ja teha sellega korra krõps või tatoveeri käe peale täpselt ja sa saad sellega nagu igal pool teha. Et mõte on, et kaarte ei ole enam vaja. Ma tahtsin küsida, et kuidas te ise
ise näete, et kumma käest te rohkem nagu soovite raha teenida, kas selle käest, kumma käest te rohkem nagu näete, kes teile nagu raha sisse toovad, kas need, kes kaupu müüvad või need, kes kaupu ostavad? Et mäletan selle, kui sa esitluse tegid reedel, et see oli nagu ka üks kohe terav küsimus. See sõltub nagu rakendusest, et kui sa oled näiteks poes, kujutame ette rakendust, kus sa oled poes, teed mobiiltelefoniga pilti tootekoodist ja saadad päringu selle kohta, et kas see toode on siin poes odavam, kui ta on kõrvalpoes, siis ilmselt selle päringu eest on võimeline see kauba ostja rohkem maksma. Kui me räägime kampaania sellisest reklaamisuunitusest, siis pigem kaupmees, et see sõltub juba konkreetsest rakendusest, mis peale luuakse. Selge, aga nüüd tiim, palun tõuske püsti ja teeme neile suure aplausi jälle.